No tere hommikust, rahvas. Head taasiseseisvumispäeva kõigepealt. Täna on ju 20. august ja punane päev kalendris, siis töölt vaba ja otsustasime, et läheme käime Peipsi ääres üle Käärvere. Teeme väiksed suitsukalad. Helistan tädile ette, tädi toob siis soojad kalad, et siis on väga okei kõik. Esialgu on vist niimoodi, et läheme kolmekesi, kui nüüd keegi ei üllata, et veel tuleb sinna bensukasse. Sealt siis helistan tädile ära. Tänane ilm on praegu näitas 15 kraadi. Ja et kuradi, 15 kraadi sikliga päris higistama ei aja. Sikliga sõidad, siis võtta 10 maha alati. Täna sai soojad riided alla pandud. Et ma arvan, et sõit läheb õhtu pika peale ka. Ja läbipaistva visiiri võtsin ka kaasa. Mul on täna pikama sõidukott ka kaasas ikka. Siklil panin rehvirõhud õigeks. Kõik asjad nagu vaatasin enam-vähem üle, et päris ära ei kuku küljest. Ja siis ongi nii. Saame kella 11 paiku seal Alexelas kokku, Saku Alexelas ja sealt hakkame siis vaikselt minema. Arvestatud on niimoodi, et kuskil kella 3 paiku jõuame siis sinna Vilusesse. Et siis selleks ajaks on kalad valmis ja soojad. Sööme kõhu täis ja siis painutame edasi. Tuleb kindlasti äge päev. Siin nädala lõpuni näitab, et kuradi vihma lahmab siin. Et täna on ainuke jälle siuke viimane ilus päev. See suvi on ikka nii pekki läinud, et ma selle aja peale tavaliselt olen ikka päris palju sõitnud sikliga, aga kurat, ma ei tea, see suvi on kuidagi nii, kogu aeg on sitt ilm, et ei hakka nagu välja ronima. Mida sa selle vihmaga ikka lödistad ringi. Vot nii. Ehk siis vaatame edasi. Rehvi rõhud enne pikka sõitu kontrollisid ära. Poogenrai. On küll, jah. Ma võtsin kaasa pika sõidukoti täna. Kõik asjad on kaasas. Sul ongi see lahti või tasku või? Nii, mehed valmis. Pamašinam. Lähme siis. Kas sa sõidad keskele? Siis mul on 2 inimest filmida vahepeal. Algul sõidan taga ja siis mingi aja pärast tööd teha. Okei. Nii. Kell on täpselt 11, alustame sõitu Peipsi poole. Naljakas oli see, et eile õhtul ma selle Peipsi tädiga juba rääkisin, et me homme tuleme. Ja tädi helistas ise tagasi. Kas te juba tulete? Et ma juba panin seal teie jaoks kalad valmis. Tore tädi. Okei, nüüd me läheme siis kolmekesi. See on juba tõusnud, temperatuur on 20 kraadi, ennem kodus sõitsin välja. Kurat, olin juba riietel, sest natuke aega olnud, et higistan. Läks nagu külmaks, jahedaks, siuke kuradi vastik tuul tuli peale, nagu oli jahe. Aga nüüd näitab juba, et on 20 kraadi päikese käes ja okei. Loodame, et ei tule väga jahe sõit. Ja küsisin selle Peipsi tädi käes ka, et kurat, ma pean nime küsima, mis on nimi ja muidu on Peipsi tädi reis. Et küsin täna, et mis nimi on, siis saab nime öelda. Ja siis küsisin, kuidas Peipsi ääres praegu ilm on. Natuke tuuline pidi olema, aga päike paistab, et võib päikest võtta, et normaalne. Siis on ju timm.
tegime Türil väikse vahepeatuse, Marko saab suitsu teha. Aga kurat vihm hakkas tihutama. Nüüd paneme sealt tagapool, paistame nagu jälle päike. Et siis... Vahetame siklid ära mingiks jupiks või? Ah? Ei no, ma... Mida? Samas ega ma ei pea mingi hullult kallama, lihtsalt tahaks proovida, kuidas nagu sõita. Kus me järgmise peatuse teeme? Jõgeval, no ikka jupp maadresi. Noh, samas me võime, kui mul ikka krampi kisub, siis võime tagasi vahetada. Oma käis. Lihtsalt tahaks proovida, kuidas sellega sõita. Tahad minu omaga sõita või? Sa oled sõit minu omaga või? Ei ole või? Okei. Tiidu omaga sa oled sõitnud ju. See on mugavam kui see kuradi Tiidu oma. Tahad vahetada või? Mul on ükskõik võiks ju proovida. Aga jään ikka lõpus, ma jään rahuliku. No jah, ma olen ka rahuliku. No see kott seal taga segab, siis astu jala raua peale, siis viske jalg üle. Siin ei ole mingid eriõpet või? Kui ma hakkama... Oh, kurat, kui madal. Kui ma hakkama ei saa, eks ma siis kuradi sõidan kõrvale, et jääme seisma. Kurat, harjumatu teine sidur. Marko oli ületaja minu sikli pealt jalad maha või? Kurat, võõra sikliga on ikka imelik, aga noh, ei ole hullu. Isegi päris mugav paigi kohta. Päris lahe. Kurat, ma ei tea, mis mul selle kaameraga vahepeal juhtus, ma sõidu pealt, kurat, pidin jebima ja see ei lülitanud välja, pidin restardi tegema korra. Aga Jaanek annab ees minna, siis ma sõidu pealt sain patarei korraks välja võtta ja nüüd jälle toimib asi. Ei, täitsa okei on Markol sellega sõita. See on see paha pime kursin. Eriti kui veel auto vastu ka tuleb, siis on eriti nõme. Nüüd oleme Pilistveres. Ma siin alles eelmine kolmapäev tulin. Kui ma Rakvere klubiga koos sõitmas käisin, siis ma tulin täpselt sama teed nagu tagasi. Selle sikliga on harjumatu on see sidur, et see sidur võtab ülevalt. Aga muidu on kummal lahe. Kurat. Nii et paigiga saab sõita küll, pole häda midagi. Ja minu arust ei ole väga kreveti asend, kuigi vasaku jalasääre-pari tahab küll krampi minna. Ja see häda on ka, et mul ei oma telefon jäi Marko või selle kuradi enda sikli peale. Aga Intercomil on ju mingi vahemaa, mis ta võtab nagu selle Bluetoothiga telefonist musa, kurat. Ja vahepeal ei saanud aru, mis kuradi asi see on, miks see musa katkendlikult tuleb. Aga Marko oli nii palju tagapool, et siis Intercom hakkas hakkima, kurat. Siis ma näitasin talle, et ole vähe lähemal. Noh, samas ma võiks telefoni enda tasku panna, siis ei oleks hullu, aga noh, järgmise peatusega vahetame siklit tagasi, eks. Marko ei ole minu sikliga ka ennem sõita proovinud, et
väike vahetus. Enda tsiklit pole külje pealt näinudki niimoodi sõitmas. Tavaliselt keegi ei ole sõitnud tsikliga. Tiit on ja nüüd Marko, rohkem pole keegi. No vend mul ka. No nii, kus me jõudsime? Kuskile me jõudsime igal juhul. Põltsamaa linna jõudsime, vaat kuhu. See motikas on päris hea. On küll 600, aga noh, saab sõita küll väga hästi. Kurat, natuke saime vihma ka. Kurat, sõidu pealt see patarei välja võtmine, aga õnneks, et sellel DJ-l on nii normaalne see kuradi, et sa saad küljekaane lahti võtta. Kui mul oleks praegu GoPro ja sellel oleks see media mood ümber, siis sa hui saad sinna kuradi patarei ligi, enne kui sa selle media moodi lahti võtad. Ja selle peab veel selle klambri külles ka lahti võtma, see on eriti debiilne. Aga DJ on selles suhtes kuradi hea. Võtad plaks, kaane lahti, võtad aku välja. Kõik vahetad kaardi ära või vahetad aku ära või jumalast eduline asi. Ma olen igal juhul selle Osmo DJ-ga väga rahul ja pildi kvaliteet ja see, et mikrofon on ilma juhtmeta, on Bluetoothiga ühendab ära, nagu kaamerat vajutad, nii põhimõtteliselt võtab mikrofoni järgi, et ei ole mingit kuradi jebimist. Ja igal juhul, kes kunagi endal kiivri sisse tahab panna, siis mina küll soovitan. Et noh, ma ei tea, te ise vaatate videosid, et näete, mis kvaliteediga see heli jääb. No loogiline on, kui ma panen seal sotja peale, et siis tuleb see tuulemüha nagu sisse. No kiivri sisse tuleb niikuinii. Aga ütleme 9-80-ga, kui sõidad, et siis on nagu minu arust täitsa talutav. Ei ole väga kõva see mühin. Noh, ükskõik mis kuradi kiiver sul on, et selles mõttes mingi tuul tuleb sinna kiivri sisse ikka. Et päris niimoodi kuradi stuudiolindistust ei saa. Ja ega kurad tsiklisõidu videol ei olegi vaja kurad, et päris siuke kuradi surm vaikus oleks. Noh, nüüd läks jälle ilm ilusaks, mõnus soe on olla. Mingid tsiklimehed pidasid einet seal. See Jaanek ütles, et nüüd teeme suure pikema peatuse Jõgeval. Sel tsiklil on minu arust mingi siuke teema, et kui ma lasen maha selle, kui ma lasen gaasi maha, siis gaas nagu ei lähe kohe maha, no jääb niimoodi bzzz, nagu aeglaselt läheb maha. On see on karpadega mootor, ma ei tea, kes äkki selle pärast. Aga muidu on päris lahe tsikkel. Mulle täitsa meeldib. Et kuradi hea, et Marko endale selle ostis, et saab mega veel nüüd sõita natuke, kurat, seda suve on niuke sitt suvi nagu ta on. Aga vähemalt saab ka nüüd natukenegi, enne kui päris sügis tuleb peale. Nii, aga siit me vist paneme edasi, siia me pidama ei jää, siia Pentsukasse. Madal tsikkel, mul jalg on nurga all, ei ole sirge. Ja see, et tal on nagu see käigunäidik on
näitab, kui vabakäik on, aga käik ei näita, kui mitmes käik sees on. See on mu enda siklil on nagu olemas, et see on harjumatu. Sa püsi lähedal, mul interkom muidu musa katkeb ära. Jõuamegi Jõgevale. Nüüd vahetame siklit tagasi. Mina annaks küll kuradi plusspunktid sellel siklil. Jumalast hea sõita. Ainult jah, et sidur on harjumatu, sidur võtab jõle ülevalt, aga noh, võõras sikkel aru saada. Kuule, jumala hea sikkel sul ju. Sellega läksid kuidagi kerged, et kassid. Kurat. Pehmelt käisid kuidagi nii kerged. Oleme Jõgeval ja nüüd paneme edasi. Jõgeval kuidagi satub ka juba nii tihti, et kunagi, kui me siin Palamusel autoga käisime, siis tulime siia silla peale, mingi 3-aastane laps jõlkus üksi siin veekogu ääres, siin jõe ääres, mõtlesin, johha ei tiireid. Kuradi võtsime lapsel käes kinni ja läksime küsima, et teie laps või, teie pere laps või. Lõpuks mingid kuradi boheemlased olid seal. Ta käib jah seal, no johha ei tii, kurat, lubad nii väiksel kolistada ringi siin. Ja küll niisama, aga et see jõgi siin niisama lähedal on. Kunagi ei tea, hetkega on ta läinud sealt. Pärast kurat istub silmad peos. Võiks nagu natuke jälgida. Vaba kasvatus, nagu see tänapäeval moes on. Ise kasvavad. Aga jah, seekord läks õnneks, et me saime tal kurat sabast kinni ja leidsime vanemad üles. Muidugi me ei tea, kas ta pärast pandi, ta hoiti silm ka peal või läks sama rada pidi sinna kuradi jõe äärde tagasi. Ja väike mojake. Bussi peatus siuke. Kodavere. Jõudsimegi kohale. No, see aasta on selline märk ka välja pandud. No nii, meie siin jälle. Kuidas sõit oli? Kuule saime vihma vahepeal. Saame tuttavaks ka siis, Silver mina olen. Anna ja sina? Kahro. Okei, selge. Et kui tahate teinekord oma neid, mis me siin käinud oleme videosid vaadata, panen mu nime sisse YouTube'i Lutta, Silver Lutta, siis saate neid videosid vaadata. Nii. Saime oma fissi kätte jälle. Oi!
Polegi nii ammu istunud. Polegi jah, jalga puhanud tõesti. Aga see on normaalse suurusega kala, et jõuab ära süüa ilusti. 2 taldriku peale ka. Jah. Aga on soe täitsa. Ah, just sul. Nämma on see. Kurat, see läheb üle. Kuulge, aga suured tänud teile ja järgmiste kordadeni. Aitäh! No, tšau! Nii. Markol midagi läigib siin keskel. Äge. Kalad kõhus, tuju hea. Yeah. Nii, nüüd hakkame kodu poole sõitma, sest Markol refistraat vilgub. Sõidame koos, et siis kui midagi on, siis mul on see nöör on kaasas ja kompressor, et siis saab õhku juurde panna ja ref ära parandada, et saaks koduni välja ikka. Jõudsime Aravete bensukasse. Peaks vist juurde panema nad juba, jah? Mis aasta oma see on? Mis aasta oma see on? 27. Päris kuradi vanasti oli siuke sadul, see 2 ja see tõg ja pehme on. Vanasti oli jalgrattal oli ka ju kuradi see sadul, millel vedru taga oli. Sõitsid pakika peal, siis panid näpud sinna vahele, sõitsid august läbu näppu nahki sinna vedru vahele. Magus, ammustas. Sa annad siit signaali siis või? Kui õige aeg on. Kellad ja kõik on täna oli kellad ka. Ja mis see on kuradi? Käigukangre. Hoidmise jaoks nagu või? Labidas kurat, et kinni ei jääks. No kohe tahab kinni. Algus võtab siit ja pärast võtab seal. Ja vihmavari on ja. Selles võttes tõmbab ikka küll naisi tõmbast. Kuna selle ajal on olnud kuivres. See on mingi, see ju originaal Spido siuke ei ole. Siuke ümmargune või? Ei, ma mõtlen see kuradi mingi koogikauss on see peale pandud ise või? See on igavene, see nüüd on igavene. Okei. See läheb hästi. Aga siin on miilid. Need lähevad põhiliselt USA, Austraalia. Need Euroopas ei müüda neid. Okei. Vähe, 10-15 siklit müüakse aastas Euroopas. Ja 600 läheb USA-sse. Ei sünge pille. Kuule, aga davai, edu siis. Nägem. Mine sa, ma keeran ringi siis.
nüüd on juba tuttav koht siin, onju. Siit on sul nii hea koju minna kohe. Kui ma ATV-ga suvi juures käisin, siis ma tulin ka siit. Noh, kuidas rehva? Oh kurat, see on samasugune nagu siis, kui seal olime. Vaata, kui hakkab läikima. No siin on hea, see sitem pool on see. Otsa raisk. Ikka on juba välja tulnud rohkem. Võrreldes sellega, mis mul seal kuradi Peipsi ääres oli. No kurat, jahe on ka tegelikult raisk. Äkki läheb veel üks räägib, et läheb veel soojaks. Võiks minna küll. räägi, et vananaiste suvi. Jah. No võiks tulla küll ka. See on see, et Saaks veel sõita. Nii roostes on Bolt siin. Jah. see on originaalaastast. Ja tillukesed suunatuled. Kuradi valge pealt paistab veri välja kõik. Killer oled, räi. Aga niimoodi öeldes, et ikka on. Ei ole vähe. Sul oli täitsa puhas või? Mul on alati täitsa puhas. Okei. Ei olnud täitsa puhas. Aga no niuke kure ta ei olnud, ilus. Aga davai siis. Puhka veel viimased päevad ja kui sa ei saa sellega juures vahetada, siis eks sa anna teada ja tuled vahetame ära. Davai sinuga ka, sa paned sealt mõisa juurest otsa ja. Aga davai, tšauki!